Tšau, barbekassad! Tšau! See siin on meie selleaastane jõuluretsept. Nii, mina tahaks öelda, et see on porchetta, mis me tegema hakkame, aga tõenäoliselt on mul Itaalia sõpru, kes selle värgi siit üles leiaks kõik ja kohe mind mõrvama hakkaks, nii et me teeme porchetta taolise toote barbecue ahjus. Kõigepealt mul on tükk sea külge ja nahk nahaga loomulikult. Siis võtame oma truuaugustaja. Siin võib teha seda, et tõmmata noaga ja proovida seda niiskust siit kõigepealt kätte saada. Nii palju kui võimalik. Sellest nahast. Eesmärk on, et ta lõpuks oleks meil krõbe. Nii, tubli augustaja jälle ja läheb. Nii. Nüüd teistpidi. Ja teeme protseduuri teist pool. Kõigepealt vaatad, kummad pidi teda rullida tahaks. Ma tahaks vist nii pidi. Niimoodi see lähebki. Ja nüüd võtan noa ja teen lihale sisse lõike. Niimoodi, et ma teen ta lahti nagu vaiba põhimõtteliselt. Seda peab nüüd ettevaatlikult tegema, et siit mingeid valesid asju nagu näiteks nahka läbi ei lõikaks ja nii edasi. Et lõikaks üks liha vaiba endale siit põhimõtteliselt. Et kõige turvalisem on mingi üks lõige haaval minna. Et ma lähengi siit liiga sügavale juba tegelikult. Nii, siuke vaip on nüüd meil lahti. Ja nüüd maitsestame seda vaipa. Ja siis maitsestame pärast veel kord. Kõigepealt siis surtsakas oliiviõli. Natukene märjaks see lugu. Nii. Siis garlic and herb. Siin on kõik need ürdid, jutud, soolad, värgid olemas, mida ühe porchetta jaoks nagu vaja võiks olla. Natukene segame seda. Tuleb julgelt panna siia, ei ole häda midagi. Nii, siis barbecue Holy Grail. Siin on sees nii erinevaid pipraid ja seda, mida seal garlic and herbis väga ei ole. Ja seda paneme rahulikult. Muidu võime küll soolaseks minna, sest see on ka soolane raab. Nii. Ja nüüd, kuna meil ei olnud seal rosmariini, siis
küüslauku võib julgelt panna. Ja siis võtame riivi ja sidruni. See nüüd tavaliselt porchetta juures käib ja siis sidrunikoort, aga siin peab olema ettevaatlik, et riiviks ainult seda kollast osa, seda valget ei taha siia, sellepärast et see on kibe. Et ettevaatlikult. Mida suurema tüki teed, seda rohkem sa lihtsalt raiskad ära igasuguseid sidruneid. Nüüd vajutame seda kinni selleks, et see laps siia peale tagasi panna. Nii. Ja siis teeme siia peale ka veel seda sama. Ja nüüd keerame ta rulli. Vaat nii. Ja nüüd siis hakkab peistriraavas jälle palju nalja saama nagu ka eelmise jõulu. Sellepärast, et läheb nöörimiseks jälle. Nii. Olen mina aru saanud, et kõigepealt tuleks siduda keskmine. Tuleks siduda kõvasti ja tuleks siduda mitmekordne umbsõlme põhimõtteliselt. Mina seda lihunikku sõlme teha ei oska. Nüüd tuleks panna lisaks üks. Nii. Üks nöör on liiast. Nüüd tuleks panna mõlemad otsad. Aga see ei ole veel kõik. Nüüd paneme soola ka peale. Selleks, et see nahk meil täna öösel kuivaks siin. Järgi siin hööveldama ei hakka. Lihtsalt paneme peale. Selleks, et tõmbaks niiskust välja. Vot, nüüd paneme ta ristile ja läheb paljalt külmikusse, et seal see sool tõmbab sellest nahast siis välja värki ja niimoodi me hommikul läheme taga ahju siis. Öö on möödas. Jah. Ja ma räägin sulle ka, mis ma siis eile õhtul tegin. Ma just tahtsin küsida, et mis sa eile tegid. Et seakülg ja tegin ta siis liblikaks veel omakorda, ehk siis lõikasin ta topelt lahti. Okay. Ja siis siin vahel on siis Meat Churchi garlic and herb, aga kuna siin ei ole rosmariini, ma ei tea, porchettaks on seda raske nimed, ma pärast mingi itaallased mõrvavad ära meid selle eest, et see, me ütleme selle kohta porchetta, sellepärast et see pluss seal on veel niimoodi, et igast regioonist tuleb ise mees, kes ütleb, et sul ka ei olnud õigus hoopis nii. Seakõhuliha rull. Jaa. Et siin sees on siis garlic and herb, siis on siin veel barbacoa holy grail, kuna siin ei ole väga pipart, siis siit nagu tuleb erinevaid pipraid. Lisaks siis, ja, siis lisaks veel rosmariini hakkisin siia sisse värske ja hakkisin siis või riivisin sisse siis veel sidrunikoore.
ja küüslaugud ka. Ja siis tegin sõlmimise meistriteose. Väga hästi. Ja nagu ma eile filmides järeldasin, päris hea lahendus, ma seda ei katsetanud, aga kui sul on pikad nipukad, mis sellest juhtub? Mitte midagi juhtub, tõmbad nipukaga kinni ja siis seod oma need, sest nipukate kahju ei saa ju minna. Metallnipukatega saaks muidugi, aga... Metallnipukatega saaks, jah, et selles suhtes, et siis peavad head lõikekäärid ka olema selle jaoks, et või lõiketangid, et... Ja, aga lihtsalt on see, et kui sa teed seda sõlme üksinda, siis... et sõlme tegemise ajaks kasutad nipukat või? Okei, tegelikult peaks olema, need sõlmed peaksid olema ise kokku jooksvad ja siis pärast, aga noh, me ei ole sõlmimise maailmameistrid. Aga noh, iseenesest väga hull ei ole, jah. Nii, aga enne tegin muidugi naha masinavärgiga läbi. Pababah. Ja siis, no jah, siis üheseks panin ka soola peale, et see sool on nüüd siit mõne võrra irdunud ja see, mis on natukene niiske. Ehk siis nüüd on see operatsioon, et see tuleb puhtaks pühkida. Nahk on hästi kuiv ikkagist. Jah, nahk on kuiv, nagu näha on ka väiksed augukesed sees. Ja ahju ta lähebki nii pidi, ehk siis niimoodi läheb ahju peale. Kurat, ma olen vaadanud mingisugune, ma ei tea, kui palju tunde Borgetta videosid nagu, et kuidas nad seda Kamados teeksid ja nii edasi, on neid rotisseri mehi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siis oluline moment, mida silmas pidada, on see, et kui sa vaatad videosid, kes mida teeb ja nii edasi, siis 150 kraadi Kamados ei ole see, mis 150 kraadi pelletahjus või see, mis 150 kraadi tavalise puuküttekahjus. Need on täiesti erinevad asjad. Ja see, mis praeahju video näiteks veel on kodune, siis need tembid üldse ei klapi nagu. Et meie lähme 150 kraadi. Resti pealt siis. Resti peal. Ja me paneme siia vanni ka alla, sellepärast, et kuna ta läheb niipidi peale, siis kogu see rasv hakkab siit välja sulama, et meil ahi päris sodiks ei läheks pärast, siis tilguks ta alla. Siis teine küsimus võiks olla, et miks sa siis niipidi paned, et hoia seda mahla seal sees, siis nahk ei saa piisavalt kuivada teistpidi olles. Et see rasv hakkab siis naha sisse tulema tagasi, sest et siin on nüüd väiksed augud sees, ja see ei lähe üldse sinna, kus me tahame, sest me tahame, et ta krõbedaks läheks. Siin on seda rasva sees ja lihaste vahel ka hästi palju, nii et ma isegi põeks seda, et sealt midagi välja tilgub. Jaa, sest tegelikult eesmärk ongi see rasv siit mõnevõrra kätte saada ja lasta sellest lihast läbi. Et sa ei taha pärast seda rasvahunnikut süüa, et sa tahad süüa seda liha, eks ole, ja neid maitseained, millest ta nüüd marineerunud on meil praeguseks nüüd juba siis 14 tundi. Nii, aga 150 kraadi ja õunapusuitsu. Et miks ma panen õunapusuitsu, esiteks on see hea liha, ma ei taha mingi kangesuitsuga minna, lepp sobib ja kirss sobib ka. Üldse puuviljad või puuviljapuud sobivad, eks. Aga me mõtlesime lihtsalt selle välja, et kuna kirss on selline, mis läheb natukene tumedamaks see liha, ja meil ta läheb üsna kõrgel tembil, siis, ja me pärast hakkame me läheme veel kõrgemaks pärast, siis me igaks juhuks paneme õuna, et jääb natukene lahjem nii-öelda. Jah, ja ega selles suhtes, et see suitsid väga palju nagu nii-öelda sisse ka ei pääse, et selles suhtes külgede pealt. Ja aga seda pealmist koorikut hakkab mõjutama. Üks asi, mis on oluline silmas pidada, mida ma olen ka näinud, osad teevad, on see, et nad panevad siia fooliumid otsa üldse. See on selleks, et üsna kõrgetel temperatuuridel siis kipub mustaks minema lihtsalt see liha lõpuks ära seal nagu söeahjudes. Ma saaks aru offsetis või kuskil sellises kohas. Kusjuures, siinkohal pean ütlema, et kui eelmine kord sai tehtud seda krõbeda koorikuga sea külge, siis kõige lõpuks see siga läks mustaks. See liha osa nagu. Et siin peab silmas pidama lihtsalt, kui see olukord tekib, siis ma katan mingi hetk selle üleni fooliumiga ära. Ma ei tee mingit räppi, vaid ma panen fooliumi lihtsalt siia peale, et ta alt ikkagi saaks oma maitsed siit kätte. Jah, sest et kuskile peab see välja voolama.
vot, ja nüüd lähme ahju ja ahju juures on veel omajagu operatsioone, mida teha siis. Et kõigepealt paned ahju minema, kui sa teed kamado peal, siis paned ahju minema 140 kraadini. Sellepärast, et siis paneme me peale selle, siis me mütame sellega. Ja ühesõnaga lähme ahju juurde ja ma näitan. Nii, esimene asi on see, et oli 140 kraadini pandud. Panen puuri seisma. 1-4. Nii, läheb see sisse tagasi. Anna see vann sealt. Panen kohe 2, anna teine ka. Mul lähevad nagu nii teised. Et pärast tuleb siia ahju veel midagi, mis tilgub. Eks me panen siia 2 vanni alla. Andur külge tagasi ja Martin, enter. Paneme siia. Jah. Nii, ja nüüd siis keeran ahju 150-ni ja tšauba ka mingi paariks tunniks. Ai. Kohe paneme sondi ka sisse. Sondi sisse ja hakkame otsima temperatuuri circa 80 kraadi. Tada! Ühesõnaga, see lugu on meil siin peal olnud nüüd, palju tunde on juba? 2,5 tundi. 2,5, jah. Ja ütleme nii, et minu hea ja Martini hea maitse jaoks hakkab see lugu liiga tumedaks minema. Jaa. Visuaal. Ja, sest sisu on 20 kraadi kaugusel sellest, kus ta lõpuks peaks minema kangekraamiga ahju. Kangekraadiga ahju siis. Selleks võtame fooliumi ja panen lihtsalt siia peale. Ja sellega ma kaitsen värvi. Me oleme jõudnud sinna, kus meile siis 70 kraadi on seal sees. Aga me peame nüüd selle ahju temperatuuri, kuna meil ei ole praegu tagavara ahju, siis me peame selle ahju temperatuuri üles ajama. Ja nii kauaks paneme seda fooliumisse. Sondid välja. Siin siis on sees praegu törtsule 70, et me ei pane teda 80-ni. Sellepärast, et see lihatemperatuur hakkab nüüd ja kiiresti kasvama seal kõrges temperatuuris. Jah. Kaua see meil on, Martin? See on meil olnud, all on kirjas. No 4,5 tundi. Pea 5 isegi. Me laseme sisetembi circa 85-ni ja esialgne plaan on ta praegu nagu on hakanud mingite kohtade pealt nagu päris heaks minema. Et see nahk just. Ja siis me võtame plaadid ära mingi hetk ja rullime. Aga 5 kraadi veel oodata. Ma pean võtma roobi appi vist. Mis? Käega? Aha. Sa võid tulla ise oma palja käega hoida seda, kui sa tahad. Kuradi sepp, no. No, toimub ka midagi, õrnalt toimub. Õppisin ära selle ühesõnaga, et liiga kuumalt, liiga palju ühe sama koha peal mõjub halvasti. Oih, nagu sarvekesed on välja läinud. Jaa. Oi, see näeb maus välja. Ah? See näeb hea välja. Jälle läks kõht tühjaks või? Hetk tagasi oli just kõht täis.
No. Tõmbab 5 poole või? See? Ei. On juba. Väga. Nii, leidsin õige tööriista, tegelikult see on see vist. Looks good to me. Isegi kust üles ei ole löönud, on nagu krõmps nagu. Nii, aga nüüd see ei tähenda, et seda võib kohe sööma hakata, sellepärast, et ta peab nüüd puhkama. Aga mitte väga kaua õnneks. Siuke 20 minutit, siis on fine. Nii, ma lõikasin selle suuroga lahti, Jah. aga tegelikult peaks need nöörid ära võtma hoopis. Milleks? Oot. Milleks? Seda teist luba vaja. Kohe sükse võita, kas õnnestub nii. Üks on siin veel. Anne. Täpselt lõike peal. Nii. No, ei saa kätt. Sain kätte. Aroomid on meeldivad. Ja, sisu näeb ka päris boss välja. Väga boss näeb välja, jah. Mõnus ürdine. Eelkõige meeletult mahlane. Ja, lõhnab hästi. Nii, ja. Nii kõva koorikuga saia lõikaks. Nii, proovime. Ei no, ma ei teagi, mis ma tegema peaks praegu. Ma tahan seda nahka proovida. Tulevikust oli abi. Tervist. Ei pühi ka. Kuum on. Kuum. Üks hoigab mõnust, teine valust. Mega. See kõik see ürt ja asjad, need nii hästi mängivad siin sees kokku, et Ülimahlane ka. Ja see krõmps siin juurde. Ma ütlen ühte asja veel. Me oleme teinud nüüd siin kanalil äkki, see on meie 4. jõulupraad juba. Võib olla. On jah. Ja ühtegi, mis oleks nii jõuluprae maitsega, kui see on. Mis esimene asi, mis pähe tuleks, nagu on jõulupraad. veel ei ole olnud, jah. Veel ei ole olnud. Tõesti väga hea. Ja just see lihatükk, et vaata see kõhu äär ja see ju, ta ju on sellest rasvast tegelikult nagu hästi, ta on hästi läbi kasvanud liha ja siit on praegu, et on see rasv on kõik praktiliselt. Näitan sinna kaamerasse. See rasv kõik, mis siin oli, siit ei ole mitte essugi sellest alles. Et kui keegi ütleb, ma ei taha seda suurt rasvast või midagi süüa, siin ei ole enam mitte tilka ka seda. See kõik on siit läbi läinud ja see on kadunud. Ja noh, see mahl. Niimoodi ärge tehke oma jõuluprae tükiga pärast, aga ma näitan lihtsalt. Et vau. Aga noh, kannatus peab olema kõvasti. Aga see kõik on seda väärt. Et selles suhtes, et tuletan nüüd hästi meelde, millega sa eile maitsestasid seda. Tegid ise sinna sisse rohelise, on ju. Aga mis maitseaineid sa kasutasid? Garlic and herb. Garlic and herb.
ja see kõik on väga hästi tunda ja ta ei ole magus. Ja siis Holy Graili panin ka natuke. Ja, ei, see ei ole magus. Siia on mingisugust barbecue-kaste, mitte midagi ei pane enam. See on nii. Ei, no, kui keegi nüüd tahab, ja, no. maitse üle me ei vaidle, selle üle kakeldakse, aga mina sööks ka teda täpselt sellisena, nagu ta on ja vahelduseks tõesti midagi sellele magusale barbecue'le, et ja, see on super. See on tõesti super. Vot. Nii aga häid jõule, sõbrad. Häid jõule. Ja nähke vaeva, siis tuleb päris hea porchetta. Täpselt nii. Tšau. Tšau.